Mõne tunni pärast kuulsin otse oma toa ukse taga põrandalaudude kriuksumist ja nägin ukse alt varje. See on kõige creepim asi, see uksealused varjud, ma teadsin, et see tuleb. Ja samuti leiti siis Leroux sõrmeküünte alt liiva, mis viitas, et ta oli nagu ikkagi võidelnud selle peal Me kõvasti. kõik koos seal majas veetsime, äratas mind mu ema karjumine. Ta ütles täiesti selgelt, et tundis, kuidas 2 kätt haarasid tal kindlalt pahkluudest kinni ja tõmbasid teda mööda voodit mõne sentimeetri võrra allapoole. Ai, see üldse ei meeldi mulle. Öösiti oli aknast näha inimese kuju, kes rippus nööri otsas. Alguses nägi seda ainult laps. Ühel ööl hakkas laps täiest kõrist karjuma ja isa läks vaatama, mis tütrel on. Isa nägi sama kuju. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimoolide sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja Heidi on täna põhimõtteliselt alasti ilma varustuseta tulnud meie ette lugusid rääkima, nii et kui te kuulate ja ei ole YouTube'is või Patreonis videot vaatamas, siis peate ise seda ette kujutama. Ja, siis te ei näe, et ma olen äärmiselt koledana esiteks ja teiseks ma Ma ei öelnud seda üldse. Ei, mina ütlesin seda ja teiseks ma unustasin oma prillid kuskile, ma ei tea kuhu, nii et jah. Ja, ma pigem kui mina olen ilma prillideta, siis ma tunnen ennast ka täiesti alasti, et nii lihtsalt on see prillikandja elu. Aga enne kui me läheme saate lugude juurde, siis minu käest täna Laura ja tegin tööd diivani peal, kui ütles, et ta nägi musta kassi piilumas. Nii et Miuks on ikka veel siin, mida väga tore teada. Ja seal samas kohas, kus teisedki on teda näinud, lapsed just peamiselt. Laura ikka näeb kogu aeg kuskil. Laura ikka näeb jah, et selles mõttes peate arvestama, et kui ta teie juurde tuleb, et siis ta siis ei hakka nüüd peale siis suruma, aga mis see tähendab? Nagu, see on täiesti paranormaalne. Mul läheb lihtsalt peale lambist kell 5 õhtul sleep tracking nagu. See on kerge vihje sinu masinavärgi poolt, et on aeg magada ka. Ja, ma ei saa aru, mis teda trigerdab. Ma ei tea. Minu magamatus. Minu magamatus, jah. Aga ma homme saan magada. Nädalavahetusel ei saa, sest et ma pean kooliasju tegema, aga homme saan. Ma saan ka homme magada, sest homme on officially selle õppeaasta esimene päev, kui ma ei pea hommikul üles ärkama, et last kooli saata. No, tead, selle üle tasub rõõmustada mõnikord, et sa pead seda tegema. Aga tead, ei ole ka paha mõelda selle peale, et saab magada kauem kui 7:15-ni. Ja, ma olen rõõmus sinuga koos. Aga kas sul on ka midagi paranormaalselt peale selle, et sa saad nüüd magada? Ei, see on tõesti tegelikult paranormaalne. Aga ei tea, ei ole vist. Mul on kiisumure. Noh. Ja ma olen pikalt mõelnud, kas ma räägin sellest või ei räägi või mis ma teen, aga ma räägin hästi kähku ära, sest et meil on täna vist tempokas salvestus. Ühesõnaga mure on selline, et mul need lugupeetud Preili Jacki, kes oli mul enne, kes on siin 10, on ja lugupeetud härra Osi, kes tähistab reedel, kui see saade eetrisse läheb oma esimest sünnipäeva. Palju õnne, Osi, juhu! Nad ikka üldse ei saa läbi ja kohe niimoodi, et Jackikene on täitsa haigeks jäänud. Ja ma nagu, mul on mõistus otsas, ausalt. No siis, kui kellelgi on olnud sama mure ja te oskate nõu anda, siis võtke Heidiga ühendust, sest et minul on kassid ilusasti kokku kasvanud, kui alguses läbi ei saa, siis hiljem saavad, aga... Meil oli vastupidi ja mul ema uuris ühe tuttava loomaarsti käest ka nagu, et mida teha. Loomaarst pakkus välja variant A, on olemas mingisugune traag, mida anda sellele väiksele crazinessile, et põhimõtteliselt oleks siis all the time paugu all, mis kõlab nagu halvasti minu meelest, ja teine variant
või teine asi, mis ta ütles, oli see, et vanusevahe on lihtsalt liiga suur. Nii et ma ei tea, minul on tõesti olnud see, et vanusevahe on olnud väiksem. Et kui kellelgi on häid ideid, siis ootan põnevusega. No eks eraldada tasub siis nii palju, kui saab. Ühele kassile üks territoorium, teisele teine. Okay, see ei ole kassipsühholoogia saade. Ma mõtlen, kas mul on mõni lugu, mis on kassidest. Ei ole. Aga väga kahju kuulda igal juhul, aga loodame, et läheb paremaks. Ma loodan ka, sest et see asi jõudis nagu sinnamaani, kus ma olen alati olnud see inimene, kui sa võtad endale looma, siis ta on sul forever on ja, või noh, nii kauaks, kui ta on. Aga ma nagu päriselt juba kaalusin seda varianti, et äkki peab hakkama talle mingisugust uut kodu otsima kuskil, kus ma saan ennast kursis hoida tema tegemistega. Aga samas lastega ta on imearmas ja kuidas ma teen niimoodi, ma ei saa teha niimoodi. Mul on, ma mõtlen, ma pärast kirjutan sulle selle eraldamise teema osas, kuna ma olen pidanud ka siin territooriume 3 looma vahel jagama, et siis see on tegelikult võimalik. Kassidega võib-olla natuke keerulisem. Aga ma räägin sulle siis meelelahutuseks. ma ei tea, kui hästi see meelt lahutab. See on see meie taipi meelelahutus. Jah, meie meelelahutus. Ma räägin sellisest mehest nimega Charles Leroux, kes sündis 1856 aastal Ameerika Ühendriikides Connecticuti osariigis Waterbury linnas. Ja 89. aastal saabus ta siis Euroopasse, et demonstreerida oma oskusi. Nimelt oli ta väga oskuslik õhupallilendude ja langevarjuhüpete alal. Tundub nagu põnev tüüp. Ja ta tegi, ma saadan pildi ka, saab panna ekraanile ja saadan, mina seekord monteerin. Ma oled ise. Igal juhul ta tegi siis näidishüppeid Saksamaal, Berliinis ja Bremenis ja Venemaal siis Moskvas ja Göteborgis ja oma Euroopa turnee pidi ta siis lõpetama Tallinnas. Ja tema langevarjuhüppe Tallinnas oli siis algselt kavandatud 22. septembrile 89, aga oli väga tugev tuul ja siis see lükati 2 päeva võrra edasi. Aga 2 päeva pärast polnud ilm oluliselt parem, et muutliku tuulega vaheldusid seal kerged vihmahood ja tingimused olid päris ebakindlad. Ja siis Leroux pidas oma manažeriga tulise vaidluse maha, mida isegi tüliks nimetati, aga siis otsustas, et tema ikkagi tõuseb õhku. Ja õhupall siis täideti kohaliku gaasivabriku toodetud valgustusgaasiga ja see tõusis õhku kell 5 õhtul Tallinna kesklinnas Harjumäel asunud endise bastioni kõrgendikult. See kõrgendik on senimaani seal selles mõttes, et see bastion on endine. Aga siis tugev tuul haaras kohe õhupalli enda võimusesse ja kandis selle siis kiiresti Tallinna lahe poole. Ja kui linnamajad olid selja taha jäänud, hüppas siis Leroux rippuva istme küljest alla ja alustas laskumist korralikult avanenud langevarjuga. Küll aga osutus siis tuul väga halastamatuks, langevari paiskus tugevalt küljelt küljele ja kandus üha kaugemale merele ja umbes siis 2 kilomeetri kaugusel rannikust kukkus siis tugevasti kõikuv langevari merre. Ja Leroux ei püüdnudki enda langevarju küljest vabastada, ütlesid pealtnägijad ja kadus kiiresti vee alla. Aga teised pealtnägijad ütlesid, et nägid teda veel korra või paar veepinnale tõusmas. Mis tegi muidugi asja veel traagilisemaks oli see, et mingeid turvameetmeid ei olnud paigas. Päästepaadid jõudsid sündmuspaigale alles 10 minutit hiljem, aga selleks ajaks polnud siis õhupallurist enam mingit jälgegi. Ja Leroux kukkumise järel püüdsid siis toonased ajalehed aru saada, et mis seal siis nagu juhtus. Siis üks ajaleht nagu Zeitung für Stadt und Land avaldati üks päris huvitav kirjeldus, mis siis näitas, et see traagilise lõpupõhjus ei pruukinud ollagi pelgalt lihtsalt merre kukkumine. Et näiteks oli siis Leroux, ta oli enne ju teinud ka ühe õhusõidu Tallinnas ikkagi proovida, mis värk siin on nagu. Proovima peab. Ja proovima peab. Ja Leroux oli siis rääkinud, et ta sattus väga ootamatusse olukorda, sest et ta märkas allpool linnas palju rohkem maju, kui ta oli arvestanud. Siis on siin on majad, see on linn. Üllatus.
ja siis ta pidi tõusma palju kõrgemale, kui ta alguses oli plaaninud ja siis ta meenutas seda ja siis on siin tema tsitaat: oleksin ma seekord vette kukkunud, oleksin küll kadunud olnud. Ja sealt siis selgus sellest artiklist siis ka see levinud arvamus, nagu oleks Leroux olnud langevarju külge kinnitatud, et see ei olnud ei vastanud tõele. Et tegelikult, mis ta siis tegi, oli see, et ta rippus käte jõul lihtsalt hoidis võrgust kinni ja jalga toetas siis mingisse nahkrihma nagu. Ta ise uskus, et niimoodi on nagu tal parem seda keha raskust kontrollida. Aga ilmselt ta hindas üle ennast. Ma isegi ei kujutaks ette, esiteks ma ei kujuta langevarju hüppetki, ma ei tea, mis kuradi foobiate saateid ma siin teen, aga langevarju hüppeid ma täiega kardan. Ja nagu ette kujutada veel, et sa pead oma käte jõul kinni hoidma et see ei ole sul keha küljes. What the actual? Ja ta oli siis varem ise ka rääkinud, et kui ta liiga pikalt nagu ripub ja ilm on külm ka, et siis tema käed lähevad tuimaks ja kangeks ja veri voolab kätest ära ja pärast on nagu hullult valus. Ja siis veetemperatuur oli tollel hetkel umbes 3–4 kraadi. Nii et selle ajalehes siis oletati, et ega ta lihtsalt ilmselt ei suutnud ujuda. Ja siis samas artiklis kirjeldati siis ka Leroux varast elu, et ta olevat juba 14-aastaselt hakanud õhupallidega katsetama ja huvitunud lennundusest. Siis ta töötas välja oma langevarju, mis oli ilmselgelt see, millest ta kätega hoidis. Ja hakkas siis Ameerikas avalikke demonstratsioone tegema ja teda kirjeldati kui julget ja leidlikku inimest, kes siis täiustas pidevalt oma seadmeid. Ja siis ma tsiteerin: nõnda ja tõist viisi kirjutatakse selle tähtsa ja julge teadusemehe surmast, kes viimati peale poole ilma läbikäimist ja kuulsate sõitude meie maa veikeses Tallinnas oma elu pidi lõpetama. Ja seal samas siis heideti varju ka korraldajatele, et tavapäraseid turvapaate ei olnud merele valmis pandud ja et ka muud hooletust olevat nähtud. Ja siis loodeti, et kohtulik uurimine aitab need asjaolud selgeks saada. Ja siis üks teine väljaanne, Tallinna Sõber, mis on väga nunnu. Äkki peaks tegema oma väljaande Tallinna Sõber. Harjumaa Sõber. Eesti Sõber. Siis kõiges kirjutada. Igal juhul seal sõuras siis märgiti, et Leroux pärines üsna jõukast perekonnast ja oli siis enne õhusõitjaks saamist töötanud laevakaptenina. Et sealgi siis kirjeldati teda inimesena, kes oli lennundusest lausa haaratud ja hakkas siis mõtlema viisile, kuidas päästa õhupallureid, kui nad sealt kõrgelt kukkuma kipuvad. Ja nii siis see tema langevari sündiski, aga siis omas ajas peeti seda ikkagi erakordselt õnnestunuks. Ja 3 aasta jooksul oli Leroux siis selle oma langevarju abil sooritanud juba 238 edukat hüpet kuni 5000 jala ehk siis umbes 1,5 kilomeetri kõrguselt. Ja siis kõikjal maailmas peaaegu siis sõitnud. Nii et ta ei olnud tegelikult nagu mingi algaja või mingi riski, et ta oli nagu korduvalt teinud seda, aga ikkagi 1,5 kilomeetrit kõrgust. Terve selle aja hoiad käte ja toetad jalga ka nagu. Igal juhul tal oli teisi probleeme ka enne juhtunud. Et Leepajas juhtus tal näiteks õnnetus, et õhupall jäi telefonitraatidesse kinni. Tartus ei õnnestunud tal üldse õhku tõusta, sellepärast et tal anti väidetavalt liiga rasket gaasi ja Tallinn pidigi olema siis tema see lennundushooaja viimane peatust. Ja siis seal Tallinna Sõbras kirjutatakse, et Tartust tuli tema Tallinnasse ja tahtis siin ainult 1 korra õhku tõusta ja välja karata ja siis oma reisu selleks aastaks lõpetada. Ja eks ta siis oma reisu lõpetaski, aga igaseks. Ja seal samas kirjutatakse ka, et vette laskumine ei olnud tegelikult tema jaoks midagi erakordset, et ta olevat ikkagi väga osav ujuja olnud väidetavalt. Leroux surnukeha leiti 2 päeva hiljem, 26. septembri hommikul. Leidjaks olid siis Loots Klipper, kojamehed Mart Tamberg ja Mihkel Papper ja selle vend Peeter. Nad olid siis 2 paadiga läinud merele otsima ja leidsid siis Leroux umbes 5 meetri sügavuselt vee alt ja 30 sammu kauguselt heitis ka tema langevari. Ja arstlik läbivaatus kinnitas, et mees ei surnud siis nagu selle vette kukkumise tõttu, mingid vigastused, vaid ikkagi uppus. Ja samuti leiti siis Leroux sõrmeküünte alt liiva, mis viitas, et ta oli nagu ikkagi võidelnud selle peal kõvasti. Ennast nagu päästa püüdnud.
Nii et selline siis tema etteaste traagiline surm Tallinnas lõi ikkagi kogu maailmas päris kõvasid laineid. Ja samas ikkagi inspireeris ka paljusid noori huvituma lennundusest, nii et teda peetakse jah lennunduseks varaseks teerajajaks. Ja siin Eestis on tema mälestuse hoidmist peetud auasjaks. Leroux maeti Tallinnas Kopli kalmistule. Aga nagu me teame, siis 50. aastal Nõukogude väed hävitasid kogu kalmistu. Seal oli ka temale püstitatud mälestusmärk, aga siis praegu 1989, kui 100 aastat möödus tema hukkumisest, siis avati tema auks Pirital mälestusmärk. Nii et kui te olete mõelnud, mis asi see siuke imelike kujuline siuke torudest asi seal on Russalka kandis, siis see ongi Leroux mälestusmärk. Nii et nüüd te teate, ma olen kusjuures ise korduvalt mööda sõitnud ja mõelnud, et mis see seal on, et kas see on see Estonia oma või ei, see on Leroux'le. Estonia oma on merepuiastel vist kuskil. Aga liigume siis edasi või? Taubur. Mina täna katan Inglismaad, sellepärast, et mul on ilge reisimisisisu ja ma ei saa kuskile minna. Sest sa oled töötu. Sest ma olen töötu. Anyway, üks asja leidsin Redditis nagu Lilac Cottage'i kummitus. Ja seal siis kirjutati niimoodi. Enne kui ma üldse selle looga alustan, tahan lihtsalt kõigile öelda, et ma olen enamasti skeptik. Või vähemalt olin, kuni selle kogemuseni. Ma räägin tegelikult väga harva sündmustest, mis seal aset leidsid, sest mul ei ole neile mingit ratsionaalset selgitust. Aga see maja on minuga kogu aeg kaasas käinud. 2009. aastal kolisime mina, mu ema ja mu kasvuisa ühte väga vanasse maalähedasse majakesse Inglismaal. Mu isa oli enne seda surnud, aga ei olnud väga kaua aega surnud olnud, vaid natukene. Ja see siis pidi olema terve pere jaoks uus algus. Maja saime sooduspakkumisega. Seal oli 6 magamistuba, 2 hästi avarat elutuba ja taga suur juurdeehitis, mis oli sisuliselt teine maja. Ja meie 6 magamistuba. Loss põhimõtteliselt. Me ei suutnud aru saada, miks see nii odav oli. Läksime maja vaatama ja lõpuks rääkis see perekond meile, et nende eakas ema oli seal juurdeehitises ehk siis seal teises majas rahulikult manalateele läinud ja nemad lihtsalt tahtsid pääseda eemale tundest, et nagu ta oleks ikka veel neil seal olemas ja siis otsustasid ära kolida. Ja siis ta kirjutab siin juures, et see oleks tegelikult vist pidanud olema esimene ohumärk. Aga meid see ei heidutanud ja me ostsime maja ära. Algusest peale oli seal kuidagi rahutu tunne. Mu vanemad esialgu seda tähele ei pannud, aga mina tundsin end seal uskumatult ebamugavalt. Kõik see oli väga närvesööv. Ja lisaks oli maja täiesti isoleeritud. Pikk sissesõidutee, puud siis nagu jooksid mööda mõlemalt poolt ja kõigist teistest oli siis see maja väga kaugel, et naabreid nagu väga ei paistnud. Ja kummitus meil algas juba esimesel ööl. Kirjutas ta niimoodi. Minu tuba oli koridori lõpus. Kui mu toast välja tulla, siis paremal pool oli vannituba ja lukustatud uks, mis viis sinna juurde ehitisse. Sinna, kus see eakas proua oli surnud. Mu vanemad magasid koridori teises otsas, viimases magamistoas. Nii et ma olin üsna eraldatud. Otse minu toa vastas olid trepid. Esimesel ööl oli ebaloomulikult külm. Tõmbasin tekid peani, aga pärast isa surma oli ma aastaid kannatanud unetuse all. Nii et külm, uude majja kolimise ärevus ja kõik muu kokku tähendasid, et und ma ei saanud. Lõpuks lamasin tundide kaupa ärkvel ja lihtsalt vahtisin toas ringi. Minu magamistoa uks oli üks neist vanadest
puidust maamaja ustest. See ei ulatunud päris vaibani. Mõne tunni pärast kuulsin otse oma toa ukse taga põrandalaudude kriuksumist ja nägin ukse alt varje. See on kõige creepim asi, see uksealused varjud, ma teadsin, et see tuleb. Ja alguses arvasin, et üks mu vanematest oli tõusnud vannituppa minekuks, aga see kestis pikka aega edasi-tagasi ja see käis kiirelt, väga reibas kõnd. Väga reibas. Ja lisaks oli minu ukse kõrval lukustatud uks juurde ehitisse. Igaüks, kes sellise kiirusega kõnniks, oleks vastu seda ust põrganud. Aga keegi seda ei juhtunud. See hirmutas mind kohutavalt ja ma juba kartsin järgmist ööd. Ja see jätkuski igal ööl mitu nädalat järjest. Ma mäletan väga selgelt üht ööd, kui jätsin oma magamistoa ukse lahti. Umbes samal ajal kuulsin jälle kriuksumist. Pöörasin ringi ja seal see oli. Kuju, täiesti must, kõndis ukse ees edasi-tagasi. Miks sa ukse lahti jätsid? Koridori pimeduses oli seda vaevu näha. Ma ei suutnud sellel pilku ära pöörata kogu selle aja, mis see seal oli. Võib kindlalt öelda, et pärast seda ööd ei maganud ma enam kunagi lahtise uksega. Aga alles siin hakkavad asjad tõeliselt kõhedaks minema, Dagmar. Okei, alles nüüd selge, ma ei tea, mis see enne siis oli. Ma ei tea ka, mis see enne siis oli, aga nüüd läheb kõhedaks. Nii, ma olin seda varju juba nädalaid kartnud. See tuli alati väga vastiku tundega. Ja mul oli pidevalt tunne, nagu see käiks mul järel. Ühel õhtul, kui läksin alla õhtust sööma, tundsin sedasama külma tunnet. Jäin pimedas koridoris hetkeks paigale. Seisin tardunult ja vaatasin paremale juurde ehitise ukse poole. Ja seal nägin täiesti selgelt sedasama musta varju suurel kiirusel otse minu poole kõndimas. See on nii tästi. Jooksin nii kiiresti, kui suutsin trepist alla ja rääkisin oma vanematele kõik ära. Nad naersid selle põhimõtteliselt välja, ei uskunud mind ja püüdsid mind rahustada, öeldes, et kummitusi pole olemas ja pole mingit võimalust, et sellest vanast daamist oleks midagi ikka veel sinna majja kuidagi jäänud. See ei pruugi olla üldse see, oh my god. Ma ei saa. Siin on ka see väike taustalugu lisatud. Nimelt siis lahkunud vanadaam oli kartnud siis eelmise omaniku perekoera nagu kohutavalt. Ja nad olid paigaldanud sinna majja nöörisüsteemi, ehk siis kui ta oma magamistoas seal juurde ehitises nööri tõmbas, siis köögis kell helisas. Kujutad ette seda? Ma tean, kuhu see läheb, kahjuks. Ma tean ka, kuhu see läheb. Igal juhul, iga kord, kui ta midagi vaja oli, siis ta tõmbas seda nööri ja köögis jälle helises. Ja see süsteem jäi ka sinna, kui uued inimesed, ehk siis kirjutaja sisse kolis. Kuidas see koeraga seotud on? No ta ei tulnud sealt sellest välja. Okei, et kui ta vajas midagi, selge. Ja, just. Ja siis, ja sel ööl pärast seda, kui olin ma vanematele rääkinud, äratas mind umbes kell 2:30 köögis helisev kell. Sellises paljult, sellises korduvalt. Keegi nagu oleks tõmmanud seda väga kindlalt ja non-stop põhimõtteliselt. Jooksin koridori ja mu vanemad olid samuti seal, sama segaduses ja mures kui mina. Vaatasime üksteisele otsa ja jooksime alla kööki vaatama, mis toimub. Niipea kui kööki sisenesime, jäi see vait. Läksime juurde ehitisse uurima, et mis seda põhjustada võis, aga me ei leidnud mitte midagi. Polnud mingit märki kellestki. Ja issand jumal, kuidas ma vihkasin seal olemist. Seal oli veel külmem kui maja põhiosas ja mul oli lihtsalt tunne, et pean sealt lahkuma nii kiiresti kui võimalik. Mu vanemad ei uskunud veel endiselt päriselt, et see on kummitus, aga nad olid selgelt vähem skeptilised kui varem. Sellest hetkest alates muutus igasugune tegevus palju ilmsemaks. Meie, mu vanemad siis kaasa arvatud, hakkasime kuulma koputust juurde ehitise uksele magamistoa kõrval. Allkorruselt kostvaid hääli, mis kõlasid nagu keegi liiguks seal ringi. Mõnikord lülitus mu akvaariumi tuli ise kuuldava klõpsuga sisse ja välja ning äratas mind üles. Ja üsna tihti ärkasin selle peale, et mu riidekapi uksed olid pärani lahti.
Ühel õhtul istusin üksi oma toas ja lugesin, kui üks neist riidekapi ustest avanes. Iseenesest täiesti pärane ja üsna suure jõuga. Tõusin ettevaatlikult püsti, sulgesin selle ja jooksin alla vanemate juurde. Kui umbes 15 minutit hiljem tagasi üles tulin, olid kõik kapid, neid oli umbes tosinust, lahti nii laialt kui võimalik. Juhtus veel palju. Jaa. Vaata, vanades majades on ju, vaata seinakapid, vaata niisugused kitsad, kus on nagu hästi. Nojah, okei, jah. Ma eeldan, et see oli siis midagi sellist. Ühesõnaga, muud jama oli ka, kraanid keerasid ennast ise lahti ja see oli nagu täiesti tavaline asi. Ja siis ta nägi veepiiskasi, mis jooksid vannitoast siis juurdeehitise ukse juurde, mis on nagu nunnu. Love it for them. Märjad jalajäljed oleks kuulivad olnud võib-olla too. Ja see kõik ajas ta siis hirmust kangeks. Ja umbes 6 kuud pärast selle kõige algust kolisiti lõpuks sealt majast välja. Sellepärast, et vanaema, selle kirjutaja vanaema oli haigeks jäänud, ei suutnud enam enda eest hoolt kanda ja siis ta kolis selle perekonna juurde, aga vanaema vihkas algusest peale seda maja. Ja vanaemat ei olnud see kirjutaja kunagi näinud nii endast väljas kui seal majas. Ja siis ta tõi näite. Ühel konkreetsel õhtul, kui istusin vanaemaga algöögis, võttis ta mu käe, osutas otse juurdeehitise poole ja ütles, ära sinna mine, mulle ei meeldi seal. Võib kindlalt öelda, et see hirmutas mu poolsurnuks. Viimasel ööl, mille me kõik koos seal majas veetsime, äratas mind mu ema karjumine. Ta ütles täiesti selgelt, et tundis, kuidas 2 kätt haarasid tal kindlalt pahkluudest kinni ja tõmbasid teda mööda voodit mõne sentimeetri võrra allapoole. Ai, see üldse ei meeldi mulle. Ja see siis oli ka ühtlasi see viimane tilk sinna potti, sealt tuli siis otsus, et nüüd on aeg minna. Ja kuigi see kasuisa oli hull skeptik, siis mingi X põhjusel ta oli täiesti rõõmuga nõus selle maja maha müüma, oluliselt väiksema summa eest, kui ta ise oli selle ostnud. Ja ei mingeid kommentaari, mitte midagi, seega see kirjutaja kahtlustas, et äkki on niimoodi, et see kasuisa nägi ise ka midagi, aga ei ole sellest lihtsalt rääkinud. Oleks loogiline. Oh boy. Mul on järgmine lugu üks üsna sarnase vaibiga, aga enne ütleme äkki tänusõnad meie toetajatele, sest et kui sa veel ei vaata meid YouTube'is või ei ole liitunud YouTube'iga, siis see variant on täitsa olemas. Peaaegu samad boonused, mis Patreoniga liitudes saate varem kätte, boonusosad ja nii edasi, valida saate teemasid. Ja lisaks sellele me siis igas saates ka täname, ehk siis YouTube'is leidke Kikimoorid, patreon.com/kikimoorid ja kikimoorid.ee on meie fännikaup, nii et minge kiigake sinna ka. Ja siis alustame siis YouTube'ist nagu ikka. Alustame YouTube'ist kõigepealt, aitäh vippkülmaveristaja Kaljukits. Ja siis veel suur tänu külmaveristajatele Mõnglike, Inkers Melodi vist. Andke mulle andeks, kui ma valesti loen ja ma ei julge nagu tervet nimega ette lugeda, sest et ma kunagi ei tea, kas see on fine või ei ole. Aitäh Maarja, Maret, Madli, Sandra, Pisike, Alice, Kairit, Vanamutt, Tiina, ma eeldan, Martin, Steffi, Birgit, Jane, Riin, Ave, Jaanika, Õnne, Egle, Liisi, jälle mega ilusa seljaga Marek, Marge, Tondi, Kati, Saša ja Pirjo. Nõndaks ja ma võtan siis Patreonis siit vippkülmaveristajad, kelleks on Indrek, Mumm ja Volkergeist, Karina, Taki, 8 kuud, musi, tõepoolest meil täna on 8 kuud. Ongi täna või? Ja Anne-Mai. Ja ta peaks iga hetk nüüd sisse astuma, nii et vaatame, kas ta paneb oma pea siia heljuma või paneb. Ta lubas mind mitte segada, aga
no näed, nii kui ütlesin, kohe hakkas koera hukkuma. Okei, ja aitäh kikkide sõbrad Maimu, kes pole kalalaps, Hufflepuff, Pendli Heiks ja Evil Devil. Aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Y-iga, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin Y-iga, Kati Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Valgesiil, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Maike, Nansi, Marta, nimi veel kord muudetud, Ilana, Anne, Tõndiste, Kristin, Regli Y-iga, Annika, Kristi, No Name, Airi Soomest, kes meid muide küll ootab, Häli, Karena ja süvariigi kriminaalne Pipi. Nii, sa võid edasi võtta. Nii, aitäh Kretsu, Diana from the Moon, Kelly, Bell, Kratu, Käti, siis veel aitäh kohalik Patsaan, Madara, Kiku Krissu, Stressikliiniku kaaspatsient, lihtsalt kõrvits, Eveliine, Torit, Dollhouse stuudio, kummitusnukud, Anette, Maret, Paul, Tõnsa, Maris, Maret, Mari-Liis. See praegu see siuke läbijooksmine, ma tean, sul on kiirus peal, meil jälle tulid vahepeal tehnilised errorid, nii et me ei tea, mis siit üldse jäi või sai, aga siis ei ole midagi, siis tuleb edasi panna, lähme kohe järgmise loo juurde. Ja mina käisin Paraveebis üle pika aja ja leidsin sellise postituse, mille oli kirja pannud Nõiakissa aprillis 2007. Ja tema kirjutas nõnda. Kolisime uude korterisse. Korter, kuhu me kolisime, oli umbes 100 aastat vana. Alguses ei märganud me midagi. Pärast poolt aastat hakkas seal juhtuma imelikke asju. Ma panin laka peale pesunööri, et pesu kuivama panna ja siis ühel päeval viisin sinna oma pesu kuivama ja kõik pesulõksud hakkasid puntrast minu suunas liikuma. Mida? Ma ei mõelnud sel hetkel, ma ei tea siis millestki sellisest. Kui ma tuppa jõudsin, siis hakkasin mõtlema, mis seal õieti juhtus. Järgmisel kuul hakkasid mu väikesed õed-vennad väga imelikult käituma. Mu väike vend hakkas öösiti unes rääkima ja kui hommikul üles särkas, ei mäletanud ta enam midagi, millest ta rääkis ja kellega ta rääkis. Suurem vend hakkas öösiti lihtsalt toas ringi käima, aga ise magas. Noorem õde läks alla keldrisse. Kelder oli teisel pool kortermaja otsa. Korter oli väga suur ja seal elas palju inimesi. Kui mu väike õde silmad lahti tegi, märkas ta, et on poolel teel keldrisse, kuigi tegelikult ei julgenud ta kunagi keldrisse minna, sest see oli tema jaoks suur ja jube koht. Ausalt öeldes samastun täiega. Ja ka köögis kadus palju asju. Hiljem leidsime need laka pealt. Ka meie ülevalt naabrid kasutasid seda sama lakka oma pesu kuivatamiseks. Laka ukse juures oli üks vana kirst. Ülevalt naabrimees avas kirstu ja tahtis teada, mis seal sees on. Pärast seda hakkas neil halvasti minema. Kuid kirstus olid ainult vanad püksid. Sulgudes ma ise olin sama laka peal pesu kuivama panemas. Mul on tunne, et nad ei teinud mitte midagi muud elus, kui ainult panid pesu kuivama. Okei, aga siis ise silmanurgas piilusin, mis seal on. Päris vaatama ei läinud. Ülevalt naabrid kolisid sealt majast ära, sest neil hakkas väga halvasti minema. Nende lähisugulased hakkasid ümberringi surema ja mööbel süttis vahete vahel põlema. Nii muuseas, öösiti oli aknast näha inimese kuju, kes rippus nööri otsas. Alguses nägi seda ainult laps. Ühel ööl hakkas laps täiest kõrist karjuma ja ise läks vaatama, mis tütrel on. Isa nägi sama kuju. Hiljem hakkas sealt majast rahvas välja kolima. Pärast jäid sinna majja vaid meie pere ja üks vana naine. Meil on tõesti mingi vanade naiste. Kes elas, ma ütlesin, mul oli sama vaibiga lugu, kes elas teises maja otsas teistest eraldatuna. Ka meie tahtsime sealt ära kolida, aga ma kuulsin ka seda, et seal majas on surnud palju inimesi. Ühel ööl mu väike õde nägi enda näo ees olevat indiaanlase nägu. Ta pistis pea teki alla ja piilus uuesti välja, aga enam ei olnud midagi. Kui hakkasime ära kolima, läksime pesunööri lakka pealt alla võtma. Ema saatis seda tegema minu, kuna olin peres kõige vanem laps. Kui jõudsin laka peale ja hakkasin nööre seina küljest ära võtma, lõi miski mulle pikki näppe ja ma ehmatasin. Vaatasin ümberringi. Kirsugaas oli jälle kinni, need samad püksid rippusid teisel pool pesunööri. Raamatud, mis olid enne kastides, olid nüüd laiali. Proovisin nööre uuesti ära võtta ja sain jälle pikki näppe, aga nüüd juba valusamalt. Mõtlesin, et jätan need nöörid sinna, kedagi need ju ei sega. Tahtsime võtta kaasa ka mõne mööbli eseme, kuid riidekapid olid katki ja riideid sees enam ei olnud. Me tulime sealt ära tühjade kätega, sest see maja muutus liiga õudsaks. Nüüdseks on maja 3 must kõik kinni kaetud. Maja esimese ukse klaaside ette on löödud lauad ja ukse link on pandud kinni raudtoruga. Maja teine uks, mis asub ka maja ees, oli ka raudtoruga kinni.
Alguses olid ka maja ees olevatel akendel valged katted ees, aga see on seal juba katki läinud. Maja tagumine uks on aga lukku keeratud. Seal elas enne umbkaudselt 10 pere või isegi rohkem. Maja oli 2-korruseline ja pool teisest korrusest on pööning. Nüüdseks elabki seal ainult see vana naine. Mina ei tea, aga mina seda välja ei mõelnud. Kui ei usu, minge vaadake ise järele. Järvamaa Ambla, Kesktänava 1. maja ja ristub Pika tänavaga. Maja numbrit niimoodi. Ma läksin muidugi Google Maps'i kohe vaatama. Ma peaksin uuesti vaatama, sest et mul oli meelest läinud, et seal oli mainitud, et olid kinni löödud uksed, aga seal on küll üks kirjeldusele vastav maja, kas sinna just 10 perekonda ära mahub. Aga jah, üks siuke vana Kesktänav 2 oli see vist aadress, ühesõnaga, aga kuna see on 20 aastat vana lugu, võib-olla on see maja maha võetud, võib-olla on see renoveeritud, igal juhul ülitäpse aadressiga saime jah, aga seal oli küll üks siuke väga mahajäetud vaibiga maja, aga ma ei tea, kas see on see sama. No nii, aga siis jõuad veel viimase teha ja siis saame boonusega teha ja siis ei jää isegi hiljaks võib-olla. Ja ma teen viimase pool ja siis teen boonusest teise poole sellest viimasest. Okay. Tume kuju aknal, põmm. Kareditist ka Inglismaalt. Tahan teile rääkida, mis juhtus minu vanaema ja minuga. See lugu on täiesti tõsi, põhineb mu ema ja vanaema jutustustel ja minu enda kogemustel. Ja siis on disclaimer, et ööbige selles majas ainult omal vastutusel. See on igal pool peaks olema. Nii, ühesõnaga 1960-ndatel läks mu ema igal suvel koos perega Cornwalli puhkama. Kui ta oli umbes 8-aastane, broneeris perepuhkuse tavapärasest hiljem ja nende tavaline suvemaja oli juba kinni. Seega pidid nad kiiresti leidma midagi muud. Kõrghooaja keskel oli alles jäänud aga ainult üks maja, mis oli siis 18. sajandist pärit talumaja. Pealtnäha oli maja väga meeldiv. Kuigi köök ja vannituba olid olnud natukene vanamoodsad. Omanik käis igal hommikul värskete puu- ja köögiviljadega läbi ja küsis innukalt, kuidas seal meeldib. Aga mu ema ja onu vihkasid seda kohta algusest peale. Öösiti kuulsid nad oma toas hingamist ja see hirmutas neid kohutavalt. Mõlemad vihkasid üles korrusele minekut. Mu vanaema ütles neile, et nad on rumalad ja mingu lihtsalt magama. Aga alles aastaid hiljem tunnistas ta, et tegelikult kartis ta ise ka. Hiljem selgus, et omanik tõi neile seda värsket kraami ainult sellepärast, et tahtis, et nad sinna jääksid ja edasi maksaksid, mitte jalga ei laseks selle õuduse peale, mis seal toimus. Sellepärast, et enamik külalisi ei pidanud selles majas vastu kauem kui 2 ööd. Mu ema märkas, et aias ei liikunud tuul või tähendab, tuul ei liigutanud puid siis, kui oli tuul. Linnud ei laulnud. Kogu see koht oli kuidagi hästi stand still, vaata. Okay. Hiljem sai mu vanaisa kohalikus pubis ühelt mehelt teada, et seal 19. sajandi alguses elanud talunik oli ühel päeval hullus hoos tapnud oma naise ja poonud seejärel iseenda aias puu otsa üles. Ja see puu pidi seal olema endiselt alles. Ma ütlen. Ja siis ta kirjutab siin veel, et mu vanaema ja vanaisa nägid igal ööl seal ööbides õudusunenägusid. Täpselt samasuguseid õudusunenägusid. Ja nad nägid sellistes viktoorialikes riietes inimesi, keda nüliti elusalt ja kelle nahka rebiti keha küljest ära. Nad kuulsid toanurgast kriuksumist, nagu seisaks seal keegi. Maja õhkkond oli jäine ja põhimõtteliselt terve see kamp, kes sinna puhkama läks, ootas kannatamatult siis nädala lõppu, et sealt lõpuks minema saaks. Aga eelviimasel ööl ärkasid siis vanavanemad selle peale, et toanurgas kostis pauk, nagu keegi oleks relvast tulistanud või rusikaga vastu seina virutanud. Mõlemad ehmatasid ennast üles. Vanaisa jäi peagi uuesti magama, aga vanaema ei suutnud enam uinuda. Ja kui ta seal ärkvel lamas, kuulis ta järsku naise häält. Hääl tuli voodi kõrvalt. Vanaema hakkas hirmust endamisi meie isa palvet lugema. Naise hääl oli tema sõnul olnud moonutatud õel ja mürgine.
Kui vanaema palve lõpetas, kuulis ta selgelt naise viimaseid sõnu. Ja nüüd olen ma põrgus. Igal juhul vanaema tormas alla korrusele, ei läinud sinna üles tagasi, oli viimase öö täiesti ärkvel ja kõik olid jube õnnelikult, kui nad sealt majast lõpuks minema said. Ja lapsepõlvesse kirjutaja siis kuulis seda lugu pidevalt, kuidas siis need 2 vanemat põlvkonda sellest sosistasid ja see oli tema jaoks kõige õõvastam asi ever. Arvata on ja see on nüüd see lugu, mis läheb edasi. See läheb edasi. All right, aga siis tõmbame siin praegu joone alla põhisaatele ja nagu ikka kohtume järgmisel nädalal. Veel on mõned saated hooaja lõpuni jäänud ja me üritame teha omalt poolt, et need kõik oleksid väga põnevad ja ägedad ja teil on aega veel kirjutada kuulajakirju, sellepärast et hooaja lõpetame kuulajakirjade saatega. Ja mul on boonusosas üks huvitav lugu Rumeeniast sel korral. Rumeenia. Ja täiega. Nii et siis teatud seltskonnaga lähme edasi, aga kes jäävad meist praegu maha, siis teate küll, püsige kõhedad. Nõndaviisi. Ma leidsin selle nagu ikka vanades ajalehtedes tuulates 34. aastal Tallinna Post kirjutas. Ma pärast ütlen siis 2 pealkirja varianti veel, mis olid nad pannud, aga piinlik lugu Rumeenias. Võtame selle, mis ei spoilerda. Tolle kuninganna juures oli tõepoolest kõik võlts. Juuksed, nina, iseloom ja isegi nimi.